Tere hommikust minu poolt. Mina olen Alice Liblik. Ma usun, et te juba näete meie jagatud ekraani. Ma olen EIS-is IPSE tegevuste koordineerija ja minuga on kaasas ka Reet, kes tutvustab ennast ise. Ja mina olen Reet Reinald Okuveini ja rakendusuuringute programmis teadusarendus-ekspert ja siis siin selles IPSE protsessis olen olnud Alice'ile toeks just biotehnoloogia sisu poole ja kõige selle varasema ettevalmistusega, mis on olnud selle biotehnoloogia IPSE ettevalmistused koos Euroopa Komisjoni ja teiste liikmesriikidega. Ja lisaks EIS-i poolele kaasasime me täna siia ka Raineri, kes on Stargate Hydrogen Solutionist, kes on ühe Eesti 3 IPSE projektidest elluviija, et ka seda elluviija kogemust jagada teiega kogu seda protsessi. Et Rainer on ka meiega. Aga liigume siis äkki selle infopäevaga edasi, et me püüdsime selle üles ehitada 3-4 osas. Esmalt ma püüan omalt poolt anda hästi lühikese ülevaate, mis see IPSE üldse on, kuna väga paljud ei ole sellega kursis. Reet räägib sellest, mis on konkreetselt biotehnoloogia IPSE, mille osas me huvikorjas oleme välja kuulutanud fookus. Ja milliseid projekte nagu sisu poolest sinna me ootame. Siis ma räägin veidi sellest, mis selle huvikorje eesmärk on, kuidas seal osaleda ja kuidas üldse IPSE-s osaleda saab. Ja lõpuks siis annaksime sõna Rainerile, kes siis räägiks omalt poolt Stargate Hydrogen Solutionsi kogemuslugu vesiniku IPSE-s osalemisega. Nii palju ka veel siia omalt poolt juurde, et Eesti on üks selle biotehnoloogia IPSE vedajatest koos Soome ja Saksamaaga, mis juba iseenesest näitab seda, kuivõrd oluline see konkreetne valdkondlik IPSE meie jaoks on ja meil on hea meel, et seda huvi on päris palju ka olnud. Aga hakkame siit peale. Hästi lühidalt siis, mis see IPSE tegelikult on. Lühend IPSE iseenesest tähendab Important Projects of Common European Interest ehk siis üle-euroopalise tähtsusega projektid. Ja need on siis sellised suuremahulised integreeritud projektid, mida algatatakse siis ühe konkreetse Euroopa Liidu sellise eesmärgi saavutamiseks, ehk nad peavad sellesse konkreetsesse eesmärki andma siis oma selge ja olulise panuse. Ja kuna need projektid üldreeglina on suuremahulised ja seotud Euroopa Liidu jaoks strateegiliste valdkondadega, siis neil peab olema seeläbi ka oluline mõju liidu konkurentsivõimele ja üldse jätkusuutlikkuse kasvule. Et need on siis need sellised põhipunktid, millest lähtuvalt üldse liikmesriigid, kes siis on IPSE projektide algatajad, ehk see ei tule mitte komisjoni poolt see algatus, vaid liikmesriigid ise seavad need valdkonnad, kus nad tahaksid näha neid projekte, nendest põhimõtetest lähtuvalt siis see valik tehakse. Ja sellest lähtuvalt on siis ka liikmesriigid teinud oma valiku biotehnoloogia osas algatada see ideekorje 3 teemas, biopõhised kemikaalid, biopõhised materjalid ja toidusöödatoormed. Ja lisaks kõigele muule peaks IPSE projektid peavad käsitlema ka selliseid olulisemaid ühiskonna probleeme ja sellist väärtuse loomist terves Euroopa Liidus. Miks just IPSE? Kuna tihtipeale erainvestorid ei tule mitmete selliste riskantsete projektidega kaasa, siis IPSE on hea instrument selliste suuremahuliste riskantsete projektide toetamiseks. Aga need projektid peavad hõlmama siis läbimurdelist innovatsiooni ja nende elluviimine muul moel kui ilma toetuseta ei ole nagu teostatav. Ehk eraturg niisama kaasa ei tule nende rahastamiseks. Ehk see rahastusvajadus peab olema, see risk, tehnoloogiline või finantsrisk peab olema nendes projektides ja peab olema ka vajadus teha piiriüleselt koostööd ehk luua selline terviklik Euroopa Liidu ülene väärtusahe selles konkreetses valdkonnas.
Need projektid ei ole keskselt rahastatavad Euroopa Liidu poolt, vaid komisjon, kuna projektide mahud võivad olla siin mitmetes sadades miljonites oma toetuselt, annab liikmesriikidele loa nendele projektidele siis toetust eraldada või riigiabi anda. Ja sellest tulenevalt rahastavad liikmesriigid neid projekte oma eelarvest. Iga liikmesriik siis enda poolt välja valitud projekte ise, aga kogu selles IPCEI raamistikus peab osalema vähemalt 4 liikmesriiki, et seda IPCEId üldse algatada oleks võimalik. Kuna biotehnoloogias on meil 3 suunda, mis võivad ka vajadusel omavahel kokku minna, siis hetkeseisuga peaks igas nendes 3 suunast tulema nii-öelda projektid vähemalt 4 liikmesriigi poolt, et me saaksime need 3 suunda ka avada. Kui seda ei juhtu, siis me oleme koordineerijatena endale jätnud ka selle võimaluse neid suundasid integreerida. Ehk et ükski projekt, mis nende fookust olla mahub, ei tohiks jääda välja seetõttu, et 4 liikmesriiki kokku ei tule nendes 3 suunas. Näiteks ühest. IPCEI projektid on väga sarnased EISi poolt rahastatavad rakendusuuringute programmi projektidele, aga nende mõju ei saa olla ainult ühe ettevõtte põhine. Ehk et neil peab olema laiem panus IPCEI eesmärkidesse ja biotehnoloogia IPCEI eesmärkidest Reet räägib kohe peale mind lähemalt. Need peavad olema suunatud turutõrgete ületamisele. Seda komisjon enda analüüsis ka hindab, ehk et sellist nii-öelda tavapärast tegevuste elluviimiseks antavat riigiabi läbi IPCEI ei ole võimalik anda. IPCEI raames rahastatakse teadus-arendustegevust ja innovatsiooni, aga ainult kuni esmase piloottootmise etapi lõpuni masstootmise faas jääb IPCEIst väljapoole. Ja üheks oluliseks nõudeks on ka see, et erinevates liikmesriikides välja valitud siis projektid läbi sellele huvikorjale järgneva matchmakingu faasi peavad siis leidma sellised omavahelised koostöökohad teiste riikide poolt välja valitud ettevõtetega. Ehk et kui projekt on küll ühe ettevõtte poolt algatatud, siis hilisemas matchmakingu faasis peab ta leidma siiski ka koostöökohad teiste riikide poolt välja valitud ettevõtetega. Ja üks oluline nõue IPCEI puhul on spillover ehk et nii-öelda sellised ülekandeefektide kohustuslikkus. Nende loogika on selles, et toetus annab ühele ettevõttele eelise ja nende tegevuste osas, millele siis liikmesriik toetust annab, tuleks seda eelist ka laiemalt nii-öelda turule jagada ehk et võimaldada kas läbi litsenseerimise, läbi erinevate seminaride, läbi erinevate PhD programmide, magistritasemel programmide, nii-öelda selle info jagamine laiemalt. Ja ühe olulise tingimusena, nagu siin ka erinevate Euroopa Liidu toetustega läbivalt on, et do no significant harm ehk ei tee kahju nii-öelda põhimõtetega peavad ka need projektid arvestama ja see peab olema seal välja toodud. IPCEI projektide puhul ei rahastata toetusest kogu seda projekti, vaid ettevõtted ikkagi peavad ka omalt poolt panustama oma finantseeringu näol. Kuidas see oma finantseering kujuneb, sellest siis natukene hiljem. Ehk et kokkuvõtvalt siis sellised põhitingimused, millele üks IPCEI raames esitatav projekt peaks vastama, on see, et selle projekti teadus- ja arendustegevuse tase peaks olema nii-öelda state of the art uuenduslik või looma siis innovatsiooniga olulist lisandväärtust, pidades silmas hetke sellist nii-öelda asjaomase sektori tehnoloogilist taset ja piloteerimise ehk first industrial deployment projektide puhul peaks siis võtma kasutusele kas siis või töötatama välja täiesti uus tootmisprotsess ja see kasutusele võtma. IPCEI ei ole väga hea kandidaat projektide rahastamiseks, kus lihtsalt olemasolevatele toodetele uued versioonid välja töötatakse.
et see nii-öelda IPSE projektina ei kvalifitseeru. Panin siia ka sellise üldise ülevaate sellest, kui palju hetkeseisuga on IPSE-sid rahastatud. Siin on näha, et on alates 2018 on esimesed IPSE-id välja töötatud, on mikroelektroonika osas. Need projektid on juba ka lõppenud ja Euroopa Komisjonil koos liikmesriikidega on käimas siis selle esimese IPSE lõppenud IPSE eelhindamise, nii-öelda mõjude hindamise protsess. Aga siin on käimas veel ka päris mitmed IPSE-id. Meie Eesti poolt osaleme hetkel 2 ainult. Need on Hy2Infra ehk Hy2Move vesinikulahenduste väljatöötamine transpordis ja Hy2Tech, mis siis on vesinikulahendused või nii-öelda vesiniku tootmistehnoloogiate arendamine. Me oleme lõpetanud ideekorje tehisintellekti IPSE ja AI-s, kuhu me panustame siis nii-öelda vaatame mitte ettevõtted, me lõpuks hindamise tulemusena ja matchmakingu tulemusena sinna saab. Ideekorje raames tuli päris mitu head projekti ja edasivaatavalt tulevikus oleme liitumas kriitiliste toormete IPSE tegevuste elluviimisega ja siis ka ringmajanduse IPSE ehk Circular Advanced Materials. Aga siit lühikese sissejuhatusena ma annan sõna edasi Reedale, kes siis saab konkreetsemalt juba selle Biotech IPSE fookuse tõtta endale. Jaa, hea meel on siis seda Biotech IPSE poolt tutvustada ja võib-olla see, miks me selle Biotech IPSE oleme siis Eestis ka fookusesse võtnud, on ikkagi puhtalt selleks, et meie Eesti ettevõtetel tekiks samamoodi võimalus nende Euroopa bioressursi ja väärtusahelatega liituda, ehk siis IPSE tegelikult peakski võtma kokku mitte ainult siis Eesti ettevõtted, vaid kogu Euroopa selle valdkonna ettevõtted panema koostööd tegema ja otsima lahendusi, kuidas kogu seda väärtusahelat ühendada. Ja miks see siis on oluline, on see, et meil on väga palju bioressurssi erinevatest tööstussektoritest, mida oleks võimalik väärindada ja anda talle kõrgem lisandväärtus, et see on meie kõigi ühine ootus bioressursi väärindamisele. Ja see võib puudutada erinevaid sektoreid, alates põllumajandust ja metsandusest kuni muude sektoriteni. Ja kuna ta on selline väga laiahõlmaline see biotehnoloogia valdkond, siis tegelikult ta hõlmab ka erinevaid kliimaeesmärke ja tööstuspoliitika omavahelist sidumist. Lisaks me näeme siin ka potentsiaali regionaalseks arenguks ja üldse töökohtade loomiseks nende väärtusahela erinevate punktide juures. Ja kõige suurem selline positiivne mõju sellel võiks olla siis lisaks ühe ettevõtte vaatest arengule võiks olla ka see, et ettevõte pääseb ligi kogu selle Euroopa maastikule ja erinevatele partneritele ja turgudele lähemale. Ja biotehnoloogia IPSE puhul üks väga oluline märksõna on see, et vähendada siis sõltuvust erinevatest fossiilsetest ja imporditud ainetest, sisenditest selles biotehnoloogia väärtusahelas. Nii, võime liikuda. Ja Alice juba natukene avas seda ka, kes on kursis meie infoga varasemalt, et meil on 3 põhisuunda valitud koos ettevõtete ja liikmesriikidega selleks biotehnoloogia fookuseks. Biopõhised kemikaalid, biopõhised materjalid ja toidu ja sööda koostisosad. Ja siin on lihtsalt selline üleüldine näide, et mis selle alla võiksid minna. Et tegelikult on see jaotus võrdlemisi paindlik ja biopõhiste kemikaalide all võib pidada silmas erinevaid kemikaali teistesse tööstuslikesse väljunditesse nii-öelda sisendainetena. Ja seda võib nimetada ka platvormkemikaalideks, kui nad on väiksemolekulaarsed ühendid, mis
on näiteks keemiatööstuse sisend. Siin võib olla ka erinevaid monomeere, polümeerseid lähteaineid, materjali tööstuse sisendiks, ehitustööstusesse ja nii edasi. Ja selline väga paindlik ja lai valik tegelikult, et kui on kahtlusi, kas minu tööstuslik väljund sobib siia, siis alati võib ühendust võtta ja me võime arutada seda eraldi. Biopõhiste materjalide suund on ka võrdlemisi laiapõhjaline. Siin on võib-olla isegi rohkem tegemist selliste väga segatehnoloogiatega, mida silmas peetakse, aga fookus on ikkagi see, et oleks biopõhised lähteained, biopõhised sisendid sellele suunale. Ja toidu ja sööda koostisosad, väga suur rõhk on erinevatel alternatiivsete valkude tootmistehnoloogiatel, kui üks selline kriitiline suund, kriitiline tänane imporditav suund, kus hästi palju Euroopa impordib sisse erinevaid valke, kas sööda- ja toidutööstusesse. Ja kõik võimalikud sellised muud täiendavad sellised võtmekomponendid toidu ja sööda valdkonnas. Ja siin on ära toodud ka see, et kuidas täna on jaotatud see juhtimine Saksamaa siis kemikaalide suunal, Soome materjalide suunal ja Eesti toidu ja sööda koostisosade suunal. Ja võime liikuda järgmise slaidi peale. Mis puudutab siis seda, et mis on siis nende projektide skoobis või mis ei ole skoobis, siis kõikvõimalikud erinevad platvormtehnoloogiad, mis on vajalikud biopõhiste lahenduste arendamiseks, sealhulgas näiteks fermentatsioonitehnoloogiad, erinevad ensüümlahendused, katalüütsed reaktsioonid ja nii edasi. Samuti ollakse väga paindlik sisendite või feedstockide teemal. Võib-olla rõhuasetus on see, et tegemist oleks siis taastuvate süsinikuallikatega, ja mis tähendab, et on peaasjalikult biopõhised, need biomass, erinevad kõrvalsaadused toidu, puidu tööstusest ja nii edasi, aga samamoodi ka igasugused näiteks gaasilised kõrvalsaadused, CO2, CO ja nii edasi, mida siis saab kasutada sisendainena, kas siis erinevates fermentatsiooniprotsessides või kus iganes. Jällegi, kui tekib küsimus, kas minu tehnoloogia sobitub, võib võtta ka eraldi ühendust, aga meil on päris palju infot selle kohta, aga veebilehel üleval, et uurida, et mis mahub skoopi. Ja tehnoloogiate osas siis nagu öeldud, et mitte ainult puhtalt biotehnoloogilised tehnoloogiad, et mõnel puhul on tegemist ikkagi integreeritud tehnoloogiatega, sealhulgas näiteks keemilised, mehaanilised tehnoloogiad, erinevad digitaliseerimised, automatiseerimised, kõik, mis on vajalik selleks, et biotööstus tööle panna. Need on tegelikult sellised võimaldavad või toetavad tehnoloogiad, mis samamoodi projektides on igati teretulnud ja on skoobis. Nii, vaatame, mis järgmisena. Et väljunditena siis nagu öeldud, et IPS ei toeta lõpptoote selles mõttes tootmist, et see on nüüd see, ma ei tea, valmis, ma ei tea, jogurt või siis mingi valmis võib-olla kosmeetikatoode, vaid et sisendid nendele tööstustele on see põhiline fookus siis, et just nagu komponentide tootmise valguses näeme nagu sellel biotehnoloogia IPS-el kõige suuremat siis mõju ja sisendid siis keemia, materjalide ja toidutööstuse suunas võib olla erinevatesse valdkondadesse, keemiatööstus laiemalt, farmaatsiatööstusesse näiteks samamoodi, et kui on kemikaalide suunalt sisendmolekule mingite protsesside läbiviimiseks farmaatsiatööstuses, mida täna toodetakse fossiilsete algainete põhjal, et siis et kõik sellised tööstuslikud rakendussuunad on nii-öelda
nagu võimalikud rakendusväljundid. Ja võime siit edasi liikuda. Mis puudutab siis seda, et mis nendel 3 suunal nagu ühist on, siis nagu Alice juba ütles, et peamine fookus on ikkagi esmase tööstusliku kasutuselevõtu projektidel, first industrial deployment on see termin inglise keeles, ja kindlasti peab olema tegemist siis uuendusliku innovaatilise lähenemisega, mida täna turul sellisel kujul ei ole tegelikult veel tööle pandud või rakendatud. Ja eesmärk on siis tegelikult ongi valideerida neid protsesse sisuliselt tööstuslikul skaalal, et näidata ära, et tööstuslikul skaalal on need protsessid toimivad, sinna alla võivad käia väga paljud erinevad täiendavad teadusarendustegevused ja uuringud, et kuidas neid protsesse tööle panna, kuidas teha neid protsesse tõhusamaks, kuna väga suur probleem selles valdkonnas on see, et nende väljundite hind on täna jätkuvalt väga kõrge ja konkureeritakse fossiilsete analoogidega, et siis biotehnoloogia IPSE peakski siis võimaldama ettevõtetel valideerida tehnoloogiaid ja leida see võimalus, et kuidas oleks võimalik ka mahu mõttes ja protsesside optimeerimise mõttes hinnas alla tulla. Et kui me räägime TRL skaaladest, et TRL seal laboriskaalal ja esimesel piloottaatmise skaalal ollakse juba näidatud, et põhimõtteliselt asjad töötavad, aga hind on kallis, et siis tegelikult selle biotehnoloogia IPSE üks suur kasu võikski olla see, et valideeritakse ära, et kas ka tööstuslikus skaalas need asjad on jätkuvalt toimivad ja kas on võimalik hinnas alla minna. Et lõpuks turg oleks ka valmis nende toodete eest maksma nii-öelda. Ja seetõttu siis siia alla mahuvad kõik võimalikud sellise tööstusliku skaaleerimise jaoks vajalikud arendused, katsetamised, valideerimised. Ja rõhk sellele, et tavapärane masstootmine ja tootmisvõimsuse tavapärane laiendamine ei ole siis biotech IPSE osa. Ja probleem, mida me siis selle algatusega lahendame, vähemalt püüame lahendada ettevõtte jaoks, on siis see, et kui täna on väga kõrge esmane investeering vajalik, et üleüldse selline tööstuslik tootmine ära valideerida, püsti panna ja tasuvusajad sellistele tootmistele on ka väga pikad, riskid suured, erarahastus selliseid väga riskantseid projekte ei ole valmis rahastama, puuduvad analoogsed näited turult, mis juba toimiksid, mida saaks täpselt võtta eeskujuks. Puudulik on erinevate väärtusahelate väärtusahelad on killustatud, see tähendab seda, et tegelikult kogu see biotehnoloogia IPSE väärtusahela erinevad osad täna veel ei toimi, aga siis selle IPSE raames olekski eesmärk püüda neid väärtusahelaid omavahel kokku viia, alates siis sisendainetest kuni lõppkokkuvõttes ka tööstusliku rakendusvaldkonnani, et viia need erinevad osapooled omavahel ühisesse integreeritud projekti. Selle kõige kõrval on tegelikult selliste innovaatiliste lahenduste ja biotehnoloogiliste väljundite, olgu nad siis toidusööda koostisosad või materjalid ja kemikaalid, et sageli on tunnetada ka sellist nõrka turutõmmet või market pull, et mis on osaliselt seotud toote hinnaga, aga sageli seotud ka sellega, et veel ei tunta selliseid innovaatilisi koostisosi, mis on tegelikult võib-olla paremad või sama head kui traditsioonilised koostisosad, millega on turg harjunud. Et see kõik käib siin taustal,
ja osaliselt on siis vaja tegeleda ka nende turutõrgetega kogu selle IPCEI raames. Ja jah, selle kõige mõte on siis see, et on vaja tuua sisse avalik raha, et selliseid kõiki neid riske nagu maandada. Ja selleks on siis vajalik just nii Euroopa ülene kui siis riikide vaheline töö ja ressursijaotus. Ja nagu näha, et siis jah, et liikmesriigid üksi ei suuda sellist suurt muudatust läbi viia ja siis IPCEI oleks siis instrument siis aidata seda muudatust sisse viia. Ja ma arvan, et siit me võimegi liikuda edasi. Mõned sellised olulised teemad veel, mis IPCEI on läbivad biotehnoloogia IPCEIs, et kui mõelda oma projektide peale, et siis kindlasti tuleks vaadata seda, et kuidas ta haakub Euroopa Liidu erinevate strateegiate ja eesmärkidega. Et üks keskne teema, mis käib läbi, on kindlasti seos kliimaeesmärkidega, et kus eesmärk on siis suures plaanis leida asendusi fossiilsetele sisenditele ja asendada neid siis biopõhiste ja eesmärgiga just jätkusuutlikamate lahendustega, kus ressurss toodab ennast taas nii-öelda. Samuti, nagu juba põgusalt mainitud, kliimaeesmärkidega tugevalt seotud on erinevad CO2 rakendusvõimalused kõrvalvoogudena ja soodustada ringmajandust, siinjuures siis bioringmajandus fookuses ja rohkem siin midagi täpsemalt ei olegi vaja öelda. Need teemad, mis ma olen siin välja toonud, on mitte ainult siis Euroopa Liidu ülesed strateegilised eesmärgid, aga ka loomulikult liikmesriikide tasemel, Eesti tasemel samamoodi prioriteetideks toodud eesmärgid, et meil endal on riiklike strateegiate hulgas ka põllumajanduse bioressursi kasutamine ja väärindamine, üks strateegiline eesmärk, toidu-söödatööstuse kõrvalvoogude kasutamine, biomassile kõrgema lisandväärtuse andmine ja nii edasi ja nii edasi. Võime siit edasi liikuda ja samamoodi Eesti enda strateegiatega oluline seos on siis ka seos regionaalarenguga ja kõrgema lisandväärtusega töökohtade loomisega. Samamoodi siis see võimalus moodustada piirkondlikke biotööstuse klastreid, eriti kui vaadata kogu seda väärtusahelat alates nendest kõrvalsaaduste tekke asukohast kuni selleni, et kuidas ta siis jõuab tegelikult selle biotööstuse sisendmaterjaliks, kõik need ahelad peavad omavahel ilusti siis töötama. Ja märksõna oluline selline tööstussümbioosi leidmine on ka hästi oluline, et kuidas erinevad tööstused omavahel saaksid koos toimida ja kõrgemat lisandväärtust siis tööstuslikel tasemel toota. Nii. Liigume ühe näite juurde, et lihtsalt anda natuke nagu aimu, et mida siis selle biotehnoloogia valdkonna vaatest, mida juba selliste IPCEI-laadsete instrumentidega on võimalik ära teha ja mida on tehtud, et siin näide naaberriigist Soomest, vesiniku IPCEIs High to Use IPCEIs osaleb jätkuvalt Solar Foods, on siis Soome ettevõte, kes sai riigiabiloa, et oma tootmist skaleerida. Nad on tänaseks püsti pannud oma Factory 01, Factory 01, mis olemuselt on selline esmane tööstuslik piloot, kus nad siis mitte nagu masstootmise skaalal veel, aga sellises vahepealses tootmisskaalas näitavad ära, et nende tootmine siis tegelikult põhineb gaasfermentatsioonil ehk siis
sisuliselt sellele, et kuidas CO2 ära kasutada bioprotsessides nagu sisendainena ja toota siis mikroorganismide abil valku. Mikroorganismid, mis toodavad oma kogumassist circa 80% ühte konkreetset valku, mida nad nimetavad soleiiniks. See on siis sisendiks toidutööstusele ja hetkel on neil asi jõudnud nii kaugele, et nad on selle Factory 01 tasemel tootmise skaleerinud selliselt, et neil on juba partnereid erinevates riikides, kes siis seda nii-öelda valgupulbrit hakkavad oma toodetest kasutama esialgu spordijookides lepingud USA partneritega, aga neid partnerlusi on veel. Ja just hiljuti on nende poolt ka välja tulnud uudis, et nad liiguvad, mis on ka osa nende suurest IPCEI projektist Factory 02 või 02, et kus tegelikult viiakse see tootmine veel suuremale skaalale ja eesmärk ongi siis selle suure 02 tehase puhul viia see tootmine nii suurele skaalale, et tegelikult see on ka tulus, ehk siis kui 01 oli nii-öelda protsesside valideerimise tehas, tööstusliku skaala valideerimise tehas, siis 02 on tegelikult see tehas, mille eesmärk on viia toote hind nii madalaks, et on võimalik tegelikult ka tulu teenida ja kasumit teenida sellest ärist. Selle näite puhul on huvitav see, et ta on vesiniku IPCEIga seotud ja seal on väga erinevaid nii-öelda osapooli, mis teevad selle näite huvitavaks, et seal on energiatootjad kaasatud, seal on protsessides vajalik elektrolüüs, mis tõttu neil on vajalik kaasata sinna energiatooted nagu, praegu ei saa öelda, kes neil see partner on seal kohapeal, kes on investeerinud juba energiatööstuse loomiseks nende tehase kõrvale. Fortum ei olnud. Fortum, just, Fortum, jah. Et Fortum ise on investeerinud siis põhimõtteliselt enda energiatööstuse rajamiseks, jällegi tööstussümbioosi näide, et kuidas siis kaks erinevat tööstust nagu kokku viia. Ja võib-olla võimegi liikuda siit edasi. Siin on lisainfo nüüd biotehnoloogia IPCEI kohta, alati hoidke pilk peal meie huvikorje lehel, et seal on meil olemas kogu info vooru kohta. Näitena on olemas seal taotlusvorm, kus tegelikult me oleme püüdnud selle taotlusvormi selliselt üles ehitada, et teil juba tekib nagu ettekujutus sellest, mis teemad on fookuses, mis teemad on skoobis, et kui selle taotlusvormi avate, siis seal on eelkõige tuleb valida see, et millises suunas te huvikorjes osalete, kemikaalid, materjalid või toit ja sööt. Ja sellest lähtuvalt siis seal vormis on küsimused erinevatele suundadele ka. Et me ootame, et valiksite oma esmase valiku, ehk siis primaarne valik peab olema kindlasti see üks, olgu siis kemikaalid, materjalid, toit või sööt, ja siis vastavalt siis valdkonnale ja täiendavatele kommentaaridele, mis te saate siis seda taotlusvormi täites siis seal lisada, et seal on alati võimalus, kui ei ole ette antud valikutes teie jaoks sobivat vastet, siis täitke see vastavalt siis teie enda konkreetsele näitele. Et seal on küsimusi on nii skoobis kui tehnoloogiates, kui sisendainetes, feedstockides, mida te näete, et kasutate ja nii edasi. Meil sellest räägib nüüd Alice hiljem rohkem, mis on need erinevad vormid seal just nagu partnerite vaatest, aga praegu saame veel öelda seda, et kes on siis tänaseks kinnitanud riigid, kes on kinnitanud oma osaluse, avada taotlusvoor või huvikorje. Siin on natuke erinevusi, kes mis kujul osaleb. Mõned osalevad taotlusvoorus täisdokumentatsiooniga, mõned osalevad nii-öelda
lihtsustatud dokumentatsiooniga, mõned riigid nimetavad seda huvikorjeks, mõned riigid nimetavad seda taotlusvooruks, et siin väikseid erisusi on. Täna, kes on siis kinnitanud oma osaluse kõigis 3 suunas ja on avanud või kohe avamas taotlusvooru ja on lubanud oma nime siis nii-öelda avalikustada, et nad avavad, on Eesti, Soome, Saksamaa. Belgia on avanud taotlusvooru siis sõltuvalt piirkonnast, Valloonias kõik 3 suunda, Flandersis toit, sööt ja kemikaalid. Ungari veel ei ole ametlikult avanud, aga on lubanud avaldada oma infot, et avavad toidu, sööda ja materjalide suunal. Sloveenia on samamoodi lubanud avaldada, et avab kõigis suunas, aga meil on veel mitmeid liikmesriike, kes on lubanud oma nime avaldada siis, kui nad on ametlikult asja üles pannud. Ja mõned on ka sellised, kes on veel ootel olekus, ootavad kas siis riiklikke kinnitusi, et kas nad üleüldse saavad osaleda. Et praeguse prognoosi järgi siin pildil on näha 6 liikmesriiki, aga me eeldame, et ütleme kuni 10 neid siia tuleb. Ja hoidke siis silmad, kõrvad lahti, sest lõppkokkuvõttes hiljem nende samade liikmesriikidega te peategi leidma need sobivad partnerid oma projektide jaoks. Nii, aga siit ma annan siis tagasi sõna Alice'ile. Kui ma võtaksin siis natukene, enne kui me küsimuste juurde läheme, räägin sellest, kuidas osaleda. Et Reet rääkis selle nii-öelda tehnoloogilise fookuse ära, ma siis püüan lühidalt võtta kokku, kuidas selles osaleda. Eesti on avanud selle huvikorje 3 tüüpi osalemisvõimaluste osas. On avanud selle huvikorje osalemiseks otsese partnerina, assotsieerunud partnerina ja kaudse partnerina. See on nüüd teine kord, kui üldse riigid avavad huvikorje selliselt, et võimalik on osaleda ka assotsieerunud partnerina. Aga lühidalt sellest, milles siis need erinevused osalemisvõimalustest seisnevad. Kui ettevõte soovib osaleda otsese partnerina, siis see, mida esitatakse, mida hinnatakse ja ellu hakatakse viima, on ikkagi ettevõtte enda projekt ja valitakse ta siis läbi selle siseriikliku projektide taotlusvooru või huvikorjevooru. Ehk et meie puhul siis läbi selle huvikorje tulnud ja valituks osutunud projektid, ehk kes meile 31. augustiks märku annavad, et nad tahaksid osaleda selles IPSEis, ja saavad valituks, need siis lähevad edasi hiljem järgmistesse voorudesse, et meie eraldi uut vooru nii-öelda enda huvi näitamiseks osaleda enam ei ava. Need, kes huvikorje raames märku annavad, need järgmistes etappides ka osaleda saavad. Aga nüüd otseste partnerite puhul selle otsuse või loa seda projekti rahastada ei tee mitte Eesti riik ise, vaid see otsus tehakse Euroopa Komisjoni poolt läbi selle projekti sisulise analüüsi. Ehk rahastatakse otseste partnerite projekte riigiabi loa alusel. Üldreeglina on need projektid, mille toetuse maht on seal 50 miljonit rohkem, aga otsese partnerina saavad osaleda ka väiksemad projektid, kui nad oma teaduslikult tasemelt on väga selgelt beyond global state of art ehk sellest nii-öelda hetke teaduslikust tasemest kõrgema tasemega. Et see on siis nii-öelda otsese partnerina. Otsene partner osaleb IPSE juhtimises. Otsene partner peab tegema koostööd teiste liikmesriikide välja valitud projektidega. Need koostööd siis kujunevad välja selle matchmakingu käigus ja näitama, et tema enda projekt on selgelt nii-öelda selle konkreetse IPSEisse siis integreeritud. Ja otsesel partneril peavad olema ka väga konkreetsed spillover tegevused ja seda vähemalt 3 erinevas liikmesriigis. Ehk et lisaks sellele, et meie huvikorje raames nii-öelda need projektid hindame, teeb seda lõplikult Euroopa Komisjon,
kes siis kõiki neid nii-öelda ka eelnevalt minu slaidide välja toodud nõudeid nende projektide osas hindab. Nii et see on üks nendest võimalustest. Otsese partnerina alternatiiviks väiksemate ettevõtetele on osaleda assotsieerunud partnerina. Assotsieerunud partneri nagu võimalused saada kasu kogu sellest IPCEI ökosüsteemist, antud juhul siis biotehnoloogia valdkonna IPCEIst, on väga sarnased otsese partneriga. Selle erandiga, et otsuse seda projekti rahastada ei tee mitte Euroopa Komisjon, vaid teeb Eesti ise ehk annab selle nii-öelda toetuse riigile Eesti ise, mis tähendab seda, et väiksemad projektid või ettevõtted, kes ei ole huvitatud nii-öelda kogu selle Euroopa Komisjoniga seotud teavitusprotsessi läbikäimisest, millest detailsemalt Rainer ka nii-öelda enda vaatest annab ülevaate pärast, siis on võimalik osaleda assotsieerunud partnerina ehk et see nii-öelda administratiivne koormus on selle võrra väiksem. Need projektid osalevad samamoodi IPCEI juhtimises. Neil on täpselt samamoodi koostöökohustus, aga kui nii-öelda sellist projekti piisavalt integreeritust otsese partneri puhul, sellele annab hinnangu Euroopa Komisjon, vajaduse siis suunates uuesti ettevõtet enda projektiga matchmaking protsessi, siis assotsieerunud partneri puhul on need koostöönõuded selgemad. Ehk et suurettevõtted, meie kontekstis eelkõige asutused, ma väga ei näe, et saaksid assotsieerunud partnerina osaleda, peavad tegema koostööd vähemalt 3 teise liikmesriigi assotsieerunud partneriga. Seega see põhjus, miks Reet välja tõi need liikmesriigid, kes juba on andnud teada, et nad osalevad, aga siia liitub veel, ehk et see nii-öelda pool, mille hulgast leida endale koostööpartnereid on üsna suur. Ja VKE-de puhul VKE-d peavad siis tegema koostööd vähemalt 2 teise nii-öelda partneriga teisest liikmesriigist. Aga assotsieerunud partneril kehtib samamoodi spillover tegevuste läbiviimise kohustus ja seda siis 3 liikmesriigis. Me oleme siia linkinud ka slaidid Euroopa Komisjoni poolt, mis need spillover tegevused on, ehk et täpsemalt siis, mida siin all oodatakse, saab nendelt slaididelt vaadata. Nüüd, kui otsese ja assotsieerunud partnerina pigem on suunatud osalemisvõimalused ettevõtetele, sest et IPCEI on ikkagi suunatud eelkõige tulu teenivate projektide elluviimiseks, siis ka otsepartnerina on võimalik osaleda ka teadus-arendusasutustel ja sellistel organisatsioonidel, kes pigem teevad nii-öelda teategevusi, millel ei ole otseselt turule väljundit mingi konkreetse müüdava toote näol, vaid nad panustavad siis nii-öelda laiemalt läbi teenuste pakkumise, saavad panustada sellesse väärtusahelasse. Eesti puhul näiteks ülikoolid, eks ole, et nende kaudse partneri projektid toetust ei saa, küll aga on neil võimalus osaleda matchmakingus ja seeläbi nii-öelda pakkuda enda poolt antud IPCEI konteksti sobivaid teenuseid teiste riikide otsestele ja assotsieerunud partneritele. Ehk et saada nii-öelda paremat nähtavust ja osa sellest ökosüsteemist läbi selle kaudse partneri staatuse. Et seetõttu me ka siin, kuna meie enda teeasutused on tugevad biotehnoloogia osas, siis me ka avasime sellisel kujul osalemise võimaluse mitte ainult teeasutustele, aga ka võib-olla ettevõtetele, kes enda projektiga ei taha tulla, aga kes näevad, et nad suudaksid pakkuda teenuseid, mis teistele selle valdkonna projektidele võiksid huvi pakkuvad olla. Ehk need on sellised põhilised osalemisvõimalused. Mis on need tegevused, mida siis toetatakse? Otsese partneri puhul toetatakse teadus-arendustegevust ja esmast tööstuslikku piloteerimist. Ehk et üsna laialt määratletud tegevused, mida otsese partneri puhul toetatakse. Assotsieerunud partneri projekt on väga-väga sarnane RUP-i projektidele, ehk et toetatakse rakendusuuringuid, teostatavaisuuringuid ja tootearenduse tegevusi. Et nii-öelda need, kui siis ühel puhul on natukene laiemalt defineeritud need tegevused,
otsese partneri puhul, siis assotsieerunud partneri puhul on need veidikene kitsamad, aga mitte olulisel määral kitsamad. Nüüd natukene ka sellest, mis meile tähtajaks esitatud huvikorje raames tähtajaks esitatud projektidega edasi saab. Ehk me hindame neid projekte läbi 4 kriteeriumi. Kuivõrd see projekt on vastavuses konkreetse IPSE selle eesmärkidega, Euroopa Liidu eesmärkidega, kuivõrd innovaatiline see projekt on, kas sellel projektil on koostööpotentsiaali ehk leida nii-öelda koostöökohti teiste riikide poolt välja valituks osutunud projektidega ja milliseid neid koostööpotentsiaali kohti ettevõte näeb, mis on selle projekti mõju laiemalt, mitte siis ainult ettevõttele endale, vaid ka Eesti majandusele ja Euroopa Liidule laiemalt ja mis on need spillover ehk ülekandeefektid, mida nähakse ja kuivõrd mõjusad need on. Ja selle ideekorjale järgneva hindamise eesmärk on identifitseerida siis need projektid, millel on potentsiaal osaleda IPSEis ja need siis suunatakse nii-öelda järgmisesse etappi, mis toimub oktoobris-novembris ehk siis matchmakingusse, millele järgneb siis nii otseste kui assotsieerunud partnerite poolt täistaotluse esitamine, mida me veel kord siis nii-öelda hindame enne, kui me Euroopa Komisjonile need heakskiitmiseks esitame. Natukene detailsemalt, mis nõuded on veel otsesele partnerile. Ehk et see peab olema teadusarendustegevust ja esmast piloteerimist hõlmav projekt ja märkimisväärselt innovaatiline ja olema integreeritud siis nii-öelda nendesse teemadesse, mida sa Reet siin välja tõi. Siis üks nendest nõuetest, mis otsesele partnerile laieneb, on see, et otsese partneri projektidel ei ole toetuse ülemsummat, ei ole maksimaalset toetuse määra, vaid nende ettevõtete puhul, kes siis soovivad osaleda otsese partnerina, need ettevõtted peavad ise koostama enda finantseerimisvajaku arvutuse ja lähtuvalt siis sellest finantseerimisvajaku nii-öelda tulemusest on siis selgub see, kui suur sellele ettevõttele antav toetuse summa olla saab. Nii et sellega tuleks siis ka arvestada, et otseste partnerite puhul on see toetuse summa ettevõteti erinev. Sellel toetuse summal ei ole otsest piiri, aga meie ei saa seda hetkel teile nii-öelda ette öelda, vaid see kujuneb siis selle teie enda poolt koostatava finantseerimisvajaku arvutuste tulemusena. Finantseerimisvajaku selgituse me oleme siia ka linkinud, ehk et üldjoontes see näitab siis nii-öelda diskonteeritud projekti tulude ja kulude vahet ehk et mis on puudu sellest, et projekt oleks ise tasuv. Ja otsese partnerina siis edaspidi elluviimise käigus tuleb arvestada sellega, et tuleb esitada Euroopa Komisjonile iga-aastased aruanded. See tegevuse, mis nii-öelda sellesse projekti planeeritud on ja need lubadused, mis antud on, need on täitmiseks. Teatud muudatusi nendest teha saab, aga need lähevad siis läbi Euroopa Komisjoni need muudatused juba, sest iga otsese partnerile antakse eraldi nii-öelda riigiabiluba seda toetuse summat anda. Eesti poolelt meil on olnud läbirääkimise Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga eelarve leidmiseks. Hetkeseisuga me oleme jõudnud kokkuleppele teatud numbris, aga see huvikorje annab meile ka indikatsiooni sellest, milline Eesti ettevõtete toetuse vajadus võib olla. Praegu oleme arvestanud umbes 80 miljoniga, mis see huvi võiks olla, aga eks nii-öelda see huvikorje tulemus seda siis näitab, kui suures mahus ettevõtetelt neid taotlusi tuleb. Millised kulud otsene partner enda projekti saab arvestada sisse on teostatavusuuringu kulud, kõik load, nendeks vajalik vahendite ja seadmete soetamist ja hoonete soetamist iseenesest ei toeta IPSE projekt, küll aga nende amortisatsiooni projekti elluviimise aja jooksul. Kui on põhjendatud ja on selge, et see nii-öelda seade kogu selle nii-öelda IPSE projekti aja jooksul ka amortiseerub ehk pärast ei ole ta enam kasutatav,
siis saab ka kanda kuluks kogu selle seadme, aga siis peab olema ära põhjendatud. Kõik materjali, varustuse, kõik need muud kulud, mis on projekti elluviimiseks vajalikud, patentide, IO omandamise ja valideerimise ja kaitsmise kulud, teenuste ostmine, ehk et ei pea ettevõtte iseseisvalt oma vahenditega ellu viima, võib teenuseid sisse osta ka teenuste pakkujatelt, on need ülikoolid või välismaised RTO-d, personali ja halduskulud, mis on seotud projektiga, on lubatud, ehk et need siis tuleks sinna planeerida. Ja kui on tegemist esmase piloottootmise projektiga, mida me päris suures ulatuses eeldame siiski, et siia biotehnoloogia IPSEisse need projektid, mis tulevad on, siis ka kapitali ja tegevuskulud selle projekti raames kasutatavas ulatuses ja projektiperioodil. Kui on põhjendatud, siis muud kulud, aga need siis tuleks selgelt hiljem, kui projekt matchmakingust edasi saab täistaotluse esitamise faasi ka selgelt välja tuua ja põhjendada, miks need selle projekti elluviimiseks vajalikud on. Ja seda ma juba märkisin, et meil ei ole siin öelda teile ühte toetuse määra. Meil ei ole öelda ka toetuse ülempiiri, mida saab kasutada, et see sõltub sellest finantseerimisvajakust. Aga isegi sellisel juhul ei saa olla toetus suurem kui abikõlblikud kulud. Ehk et maksimaalne toetus on 100% finantseerimisvajakust, aga mitte suurem kui projekti abikõlblikud kulud. Siin on üks aga vesiniku IPSEis Vabariigi Valitsus ka arutas nende IPSEide toetamist ja seadis piirangu 2/3 maksimaalsele toetuse määrale. Siin hetkel meil ei ole teada, et see selliselt võib minna, aga siin peab arvestama, et see võib tekkida selline olukord, sest kuna need summad on suured, siis valitsusest me selle heakskiiduga ka saame edaspidi ja need täiendavad tingimused võivad sealt olla. Arvestada tuleb ka sellega, et kuna tegemist on Eesti riigi eelarveliste vahenditega, siis me oleme huvitatud eelkõige toetama ettevõtteid, mis on selge suunaga enda tegevuse Eestisse rajada ja FEED-ile järgnev masstootmise etapp niisamuti, ehk et otsustes suure tõenäosusega tuleb ka tingimus, et projektid, keda suunatakse otse partnerina edasi, nende masstootmine, mis siis sellele esmasele piloteerimisele järgneb, tuleb Eestisse sisse seada. Ehk Eesti riik ei ole huvitatud enda eelarvelistest vahenditest ettevõtete toetamiseks, kes hiljem siia tegelikult enda tegevust üles ei pane. Assotsieerunud partnerite puhul juba sai üldiselt räägitud ja panustatud, mis see staatus erinevus on. Aga siin on kulud on natukene erinevad, ehk et need kulud on väga sarnased IPSE projekti kulud või rakendusuuringute programmi projekti kuludele. Personalikulud, vahendite, seadmete amortisatsioon, taristu amortisatsioon, teenused, materjalid ja siis ka vajaduse täiendavad üldkulud on need, mida assotsieerunud partnerid saavad sisse näidata. Väiksed erinevused on nendes kuludes. Küll aga on toetuse määrad soodsamad võrreldes rakendusuuringute programmiga. Ehk et maksimaalne toetuse summa, kui te tahate osaleda assotsieerunud partnerina, on rakendusuuringu projekti puhul 35 miljonit, tootearenduse projekti puhul 25 miljonit. Toetusena siis me räägime. Ja toetuse maksimaalsed määrad lähtuvalt siis tegevusest, on see teostatavusuuring, rakendusuuring või tootearendus on toodud siin välja. Siia nendele summadele, sellele 75% ja 50% lisandub täiendavalt boonus, sõltuvalt sellest, kas tegemist on väike või keskmise ettevõttega, vastavalt siis 20 või 10%, aga maksimaalne määr on 80% igal juhul. Ehk et siis väike ja keskmise ettevõtte puhul teostatavusuuringu projekti maksimaalne toetus on 80%, rakendusuuringul 80%, tootearendusel väikeettevõttel on maksimaalne toetuse määr 70% ja keskmise suurusega ettevõttel 60%. Et tihti küsitakse meie käest, kas konsortsiumid on lubatud. Otsese partnerina, kui te näete, et te tahate osaleda, siis konsortsiumiga üldreeglina osaleda ei saa, see ei ole üldse mõistlik ka.
ehk et tuleb ettevõtte iseenda projektiga. See, kui te matchmakingus nii-öelda ühised koostöökohad ära määratlete ja kirjeldate, see ei ole konsortsiumi moodustamine, sest et teie projekt on teie projekt, mida te ellu viite. Et nii-öelda selle matchmakingus saadud koostööpartneri projekt on tema projekt, ehk te defineerite ära need kohad, kus te näete, et see koostöö toimib, aga te ei moodusta seda konsortsiumit seeläbi. Ehk et konsortsiumina otsese partnerina osaleda ei saa. Kui te tahate osaleda assotsieerunud partnerina, siis on võimalik ka sisse tulla ja osaleda konsortsiumina. See põhjus on selles, et otsese partneri puhul annab riigiabi loa konkreetsele ettevõttele Euroopa Komisjon. See tähendab põhimõtteliselt seda, et kui konsortsium tahaks tulla otseseks partneriks, siis iga konsortsiumi osapool peab koostama iseenda projekti portfelli, iseenda finantseerimisvajaku ja kui nüüd ühe partneriga midagi juhtub, siis sisuliselt kogu see projekt võib kokku joosta. Ehk et see on see võimaluse pool. Ja mis siis on osalemiseks esitada vaja esimeses etapis ehk huvikorjas 31. augustiks kella 4, siis meie enda veebis toodud projektiplaani ja lihtsustatud finantseerimisvajaku vormi. Me ei küsi täismahus kõiki neid dokumente, mida Euroopa Komisjon hiljem küsib, vaid esimeses etapis tegemaks seda otsust, millised projektid üldse matchmakingusse suunata, me küsime väga lihtsustatud infot selles osas. Sealt edasi on siis matchmaking, kus otsene partner peab olema valmis osalema, kohandama vajadusel enda projektiportfooliot ja finantseerimisvajaku arvestust peale matchmakingut, esitama selle meie uuesti hindamiseks ja sealt edasi siis teavitatakse juba Euroopa Komisjonile nii-öelda see projekt ja Euroopa Komisjon alustab omapoolset analüüsi riigiabi loa saamiseks. Ajalises plaanis on hetkeseisuga planeeritud, et me 2027 pigem teise kvartali alguses võiksime saada selle riigiabi loa Euroopa Komisjonilt, mida me väga-väga loodame. Assotsieerunud partnerina on osalemine palju lihtsam, ehk seesama projektiplaani vorm koduleheküljelt. Kui tuleb heakskiit järgmisesse etappi, siis tuleb matchmakingus osaleda ja leida need koostöökohad vastavalt sellele, nagu me eelnevalt rääkisime. Ja peale siis seda matchmakingut lihtsalt esitada täistaotus, mida me siis hindame siseriiklikult Eesti siseselt. Meie poolt üldises plaanis on nüüd kõik. Ma ei tea, kui teil on küsimusi, siis äkki võiks need sisu küsimused praegu ära küsida ja siis ma annaks sõna Rainerile, kes saab enda kogemusest osaleda otsese partnerina Hightech IPSEis rääkida. Et ühesõnaga need nõuded sellele taotlusele ja kogu see protsess võib tunduda nagu päris mahukas ja vastus on, et tegelikult ongi mahukas, aga ma tahaksin nagu rõhutada seda, et kui see nii-öelda läbi teha ja siis lõpuks see riigiabi luba saada ja saada ka riigilt see rahastus, siis tegelikult see on nagu kõik seda väärt, nii et ma soovitan ikkagi vähemalt selle huvikorje taotluse, kui teil vähegi nagu huvi on selles valdkonnas, siis selle ära esitada, sest et näiteks vesiniku valdkonnas huvikorje tehti üks kord seal 21. aasta kevadel ja sellest huvikorjast on tulnud siis kokku Euroopa tasemel 4 vesiniku IPSEi sellist lainet ja ühesõnaga ainult nende ettevõtete vahel on valitud, kes oma huvi sellel hetkel välja näitasid. Nii et see on selles mõttes nagu kuldne võimalus, et kindlasti esitage. Ja mina olen siis Rainer, ma olen ettevõtte Stargate Hydrogen tehnoloogia juht, üks kaasasutaja ja ma mõtlesin, et ma räägin teile natuke sellest, et kuidas see IPSEi taotlemise kogemus käis. Meie taotlesime IPSEid siis 21. aasta märtsis algas see protsess ja riigiabi loa me saime siis 22. aasta suvel. Aga räägin natuke siis sellest, kes me oleme ja kuidas see protsess käis. Ja tore oli ka näha, et kuigi valdkonnad on erinevad, siis oli ka tuttavaid inimesi juba kuulajaskonnas.
Ühesõnaga, Stargate Hydrogen on siis Eesti vesinikutehnoloogia ettevõte. Meie ise vesinikku ei tooda, vaid me toodame siis masinaid, elektrolüüsisüsteeme ja elektrolüüsivirnasid, mille abil on võimalik toota rohelist vesinikku. Ehk et taastuvenergia abil toota veest vesinikku, mida saab siis kasutada erinevates valdkondades, kas keemiatööstuses või transpordis või mujal. Ütleme, suuresti tänu sellele IPCEI toetusele oleme me tänaseks kasvanud üle 65 töötajaga ettevõtteks. Meil on rahvusvaheline ettevõte ja päris kõrge sellise ühesõnaga nagu süvatehnoloogia ettevõte oleme. Meil on päris kõrgelt kvalifitseeritud töötajad. Me oleme taotlenud siis oma nendele teadus- või innovatsioonile ka patente ja ma võin ka kinnitada, et Eesti riik ei ole nagu kuidagi nende patentide omanik või ei oma osalust tänu sellele IPCEI protsessile ettevõttes. Et see on ikkagi nii-öelda, see jääb ettevõttele. Jah, ja siis võib-olla sellega ma ettevõtte tutvustuse osas piirduksingi. Nii, siis jah, juulis 2022 oli siis uudis, kus Euroopa Komisjon kiitis heaks 5,4 miljardi euro ulatuses riigiabi lubasid ja see oli siis see riigiabi lubade laine või see IPCEI vesinikuprotsesside laine, kus siis ka meie ettevõte selle riigiabi loa sai. Ja siin on näha siis teised ettevõtted, kes meiega samal ajal said riigiabi loa, et lisaks meile sai samal ajal riigiabi loa siis Eestist Elcogen ja samas huvikorjas osales ka Skeleton Technologies, nemad sellest voorust veel seda riigiabi luba ei saanud, nad said ühest hilisemast voorust. Aga on näha juba võib-olla, kui siin vaadata ka, et mõned nimed on ikkagi päris suured ettevõtted, ehk et Stargate oligi vist üks kõige nooremaid ja üks kõige väiksemaid ettevõtteid, kelle õnnestus see protsess edukalt läbi teha. Nii, ja siis ma ütleks, et Alice ja Reet väga hästi kirjeldasid seda protsessi, et mainiti neid asju nagu matchmaking ja spillover ja siis nende partneritega sellise nagu ühise projekti leidmist, et mul on seesama asi nüüd sellisel ajajoonel välja toodud siin, et kõigepealt Eestis, kui tehti vesinikuprojektide huviteatiste korje, siis laekus 21 teatist, siis toimus Eesti tasemel projektide eelvalik, valiti välja 11 projekti, kes said siis nagu loa edasi minna ja teistest riikidest, me kokku ei tea, kui palju seal huviteatisi tuli, aga eelvaliku tulemusena valiti siis teistest riikidest välja 423 projekti. Siis seejärel toimuski see matchmaking, ma räägin sellest ka natuke lähemalt, ja toimus ka taotluste sisuline hindamine. Meie puhul viis seda sisulist hindamist läbi Joint Research Center, JRC. Ja siis selle alusel jagati projektid erinevatesse vesiniku IPCEI lainetesse. Nii et kogu Euroopa peale siis sellesse H2Tech lainesse valiti 61 projekti ja H2U's 77 projekti. Ja seejärel siis, kuna tegemist on riigiabi erandi taotlemisega, siis peab seda hindama ka konkurentsi siis Euroopa Komisjoni osakond ehk DG
Ja direktoraat ja mul. Ja siis selle tulemusena langes veel projekt ära, aga lõpuks ühesõnaga siis riigiabi loani ja selle eduka väljastamisena siis 1,5 aastat hiljem jõudis siis selles Hi2Tech laines 43 projekti, mis olid seal eelmisel slaidil. Ja siis Hi2Use laines siis 35 projekti ja lisaks sellele hiljem sellest samast huvikorjast tuli siis veel 2 vesiniku IPCEI lainet. Nii, ja siis mida see siis praktikas tähendab või vähemalt tähendas see siis meie jaoks? Mulle tundub, et see protsess on laias laastus sama, aga kindlasti mingisuguseid erisusi on. Näiteks meie puhul see assotsieerunud liikme varianti algusest peale ei olnud, sest tuli alles hiljem. Ühesõnaga huvikorje toimus märtsis, siis Eesti tegi oma eelvaliku maiks, siis me pidime esitama sellise projekti faktilehe ja esialgse eelarve. Ma arvan, et ma ei ole küll tutvunud selle praeguse vormiga, aga ma eeldan, et see on umbes see, mida selle esialgse huvikorje ja siis selle, mis meie pidime esitama kui faktileht ja eelarve kuskil vahepeal on see arvatavasti, mida teie peate esitama praegu. Siis üsna ruttu pärast seda, kui olid need nii-öelda faktilehed ära saadetud ja siis IPCEI projekti üldisel koordinaatoril, kes meil oli Saksamaal, temal oli võimalus siis tutvuda kõikide nende faktilehtedega, siis algaski matchmaking ehk et oli vaja leida teistest Euroopa projektidest partnerid, kellega saaks tekkida mingisugune sünergia nende projektide elluviimise käigus. Ja see, mis oli nagu huvitav selles osas, mida tuleb siin välja tuua, on see, et meie nagu teiste ettevõtete projekte ei näe või vähemalt mitte nagu detailsel tasemel, et see toimus niimoodi, et iga projekt tutvustas ennast, jagas nii palju infot, kui ta soovis ja siis selle põhjal siis toimus ka see matchmaking ehk et sellist varianti, kus sa näed detailselt, mida teine ettevõte teises riigis teeb, mis on tal ette nähtud eelarve, ajakava, seda saab teada ainult siis, kui ta ise on nõus seda jagama ja ise vastupidi ei pea ka jagama kogu projekti teistega. Siis juulis tuli panna paika detailne eelarve ja siis juba sellest hetkest alates see investeerimisvajak enam peaaegu ei muutunud. Ühesõnaga, see on juba selline, see fail laias laastus on nagu jäänud konstantseks sellest hetkest alates, mis ta seal juulis 2021 oli, et mingid väiksed muudatused pärast seda veel olid vajalikud, aga ikkagi see on juba, oli üsna detailne see eelarve, mis tuli sel hetkel esitada. Siis põhiline töö käis tegelikult sellise failiga, mille nime on projekti portfolio, project portfolio ja see on selline umbes 90 lehekülje pikkune fail, mis kirjeldab siis mitte ainult seda, et mis tööpaketid on ja mis on eelarve ja kuidas see jaotub, vaid seal on kirjeldatud ka need samad spillover tegevused, seal on välja toodud, kuidas tekivad mingisugused sünergiad teiste projektidega Euroopas, kes on kaudsed, kes on otsesed partnerid ja mis on need põhjused, miks see projekt peaks saama riigiabiloa ehk et kus on see turutõrge, mida püütakse adresseerida ja nii edasi. See kõik jäi suve ajale, nii et selles mõttes oli tore aeg. Augustis 2021 toimus siis Chapeau dokumendi kokkupanek. Ma sellesse väga pikalt praegu ei läheks, sest kuna te olete protsessis väga alles alguses, aga põhimõtteliselt, mida see Chapeau dokument tähendab, see on siis
kõiki ühe vesiniku IPCEI laine projekte ühendav dokument, kus kirjeldatakse siis, mida need projektid teevad, kuidas nad omavahel koostööd teevad, kuidas nad adresseerivad mingisuguseid läbivaid teemasid, mille komisjon on välja toonud, ehk et sellega see laias lasus koostatakse projekti portfoolio põhjal, aga seal oli siiski päris palju ka lisatööd, mis oli vaja teha. Siis detsembris me saime siis kommentaarid Joint Research Centerilt, millele me pidime vastama ja täiendavad küsimused pärast meie vastuseid ka. Ja siis veebruaris saime omakorda DG Compi käest küsimused ja nendele me vastasime siis aprillis ja siis ma tahtsin siin välja tuua selle, et selles viimases faasis oli tegelikult juba niimoodi, et DG Compiga suhtlus käis läbi ministeeriumi, ehk et siin ka nende vastuste kokkupanemisega aitas tegelikult ministeerium juba väga palju. Ja ma tahtsin tegelikult veel öelda, et natuke sellist konkreetsust lisada sellesse, et miks see projekt on meie jaoks nii nagu kasulik olnud ka, on see, et rääkida nagu siis nendest toetusmääradest ja summadest ka. Et meie projekt on siis kogu eelarve on 54 miljonit eurot ja sellest see funding gap või siis see investeeringu vajak on 29 miljonit eurot, nii et meie toetusmäär on siis 54%. Võib-olla 53, ma praegu täpselt ei mäleta. Aga ühesõnaga teistel projektidel on see määr teistsugune, et siin ka käis läbi see, et Eestis on 3 projekti ja maksimummäär on siis Eestis 2/3, nii et ühel Eesti 3 projektist on siis toetusmäär hoopis seal 67% juures. Samas me teame ka, et mõned Saksa ettevõtted, sellised suured autotootjad, eks ju, läksid tuima näoga ja ütlesid, et neil on vaja seal 80 või rohkem protsenti toetust, et muidu ei ole võimalik seda projekti ellu viia. Nii et see on selles mõttes nagu tõesti sõltub sellest, et kuidas see selle eelarve põhjal see investeerimisvajak siis välja koorub. Okei. Aeg on ametlikult läbi. Ma tahan paari kohta võib-olla siin rõhutada ja siis need ülejäänud slaidid saate siis lihtsalt nii-öelda kaasa, et mul on iga selle etapi kohta nagu detailsemalt välja toodud. Üks asi, mis on väga hea praeguses selles voorus võrreldes sellega, mis meil oli, on see, et kõik terminid ja nagu selguse tase on palju kõrgem. Et kui meie seda projekti kirjutasime, siis need asjad olid tegelikult äärmiselt ebaselged. Ei olnud selge, kas nagu spillover, mis sinna alla kuulub, kas seda saab rahastada projekti eelarvest või ei saa, mida need erinevad faasid tähendavad ja näiteks kui suurel määral on projektis lubatud tooteid müüa ja kas seda peab kuidagi arvestama eelarves või mitte. Et tänu sellele, et see nüüd on juba palju rohkem neid IPCEI projekte olnud, siis kõikidel osapooltel nii Euroopa kui Eesti tasemel on palju parem ülevaade sellest, et mis on siis, mida see tähendab ja kuidas see käib. Ja ma arvan, et see on nagu väga äge ja kindlasti meile kasulik, et Eesti on nõuks võtnud seda IPCEIt nagu vedada koos teiste riikidega, et see tähendab seda, et meie projektidel on kindlasti palju lihtsam juurdepääs sellele informatsioonile. Jah, võib-olla ma sellest matchmakingust läheksin praegu mööda. Spillover, võib-olla seda natukene, et kirjeldada. Ühesõnaga, spillover alla käivad siis sellised küsimused, et kui palju töökohti projekti juurde tekitab, nii otseselt kui ka kaudselt selles valdkonnas, nii
Eestis kui teistes riikides. Siis tuleb kirjutada pikalt, et kui palju plaanitakse käia erinevatel konverentsidel, üritustel, kui palju artikleid, patenditaotlusi, mingisuguseid workshoppe, avalikku siis elanikkonna informeerimist. Siis meie projektis näiteks on ka ettevõtte poolt rahastatud tööstuslikud doktorandid ja magistrandid. On võimalik toetada lausa professoreid mingite ülikoolide juures. Siis standardiseerimisega seotud tegevused, vesinikuklastrid ja mõnel puhul siis oli ka see, et tuli välja tuua, et mis tingimustel me oleks nõus näiteks oma tehast andma teistele Euroopa partneritele kasutada tänu sellele, et see on siis nagu riigiabi abil rajatud. Ja siis need partnerlused kogutakse kõik kokku, sellest tuleb eraldi suur osa selles lõplikus Chapeau dokumendis. Finantsplaan, lisaks sellele, et esialgu küsitakse sellist, vähemalt meie puhul oli, küsiti siis realistlikku või sellist baasstsenaariumit ja tuli välja pakkuda siis ka nende seadmete amortisatsiooni ajakava ja nimekiri. Ja hiljem tuli pakkuda siis ka välja selline tundlikkusanalüüs, et juhul, kui projekt venib 1 aasta võrra pikemaks või kui ei jõuta mingite investeerimisotsuseni, et siis mis see tähendab. Et seda tuli siis eraldi analüüsida. Ja põhifookus pärast seda, kui see nii-öelda huvikorje faasist on edasi saadud, on siis see matchmaking ja projekti portfoolio koostamine. Et ma olen siin välja toonud selle dokumendi, mis meie esitasime selle siis nagu sisukorra. Et suur osa on eks ju tööpakettide kirjeldusel, aga mitte ainult. Et siin on kirjas ka siis päris palju infot spilloveri kohta, eelarve erinevate faaside kohta ja siis oluline on ka, et siin sellised need peatükid nagu necessity of state aid, proportionality of state aid, limitation of distortion of competition and trade, et miks peaks Euroopa Komisjon just sellele projektile andma riigi abi, arvestades, et see tegelikult tekitab siis turumoonutuse ja nendele küsimustele tuli siis sellised sobilikud vastused anda. Ja võib-olla selle Chapeau'ga siin väga kummitama ei hakka. Need dokumendid läksid väga mahukaks lõpuks ja nende läbitöötamine läks, ütleme, ka järjest mahukamaks, aga õnneks nagu rida-realt seda 300 leheküljelist dokumenti ei olnud vaja läbi töötada, ainult tuli keskenduda nendele asjadele, kus meie osalesime. Kokkupanemine on selle koordineeriva liikmesriigi nagu põhiülesanne, et seal on see sisend on see, mida me korjame otseste partnerite käest, assotsieerunud partnerite käest, aga ta on selle dokumendi enda kokkupanemine on rohkem liikmesriigi nii-öelda liikmesriikide ülesanne, kes seal osalevad. Jah, et seal oli, see on õige, me ei pidanud siis enam väga palju kirjutama, vaid pigem pidime nagu üle vaatama seda teksti, mis meie kohta oli sinna pandud. Ja sellele dokumendile olid ka lisad, mis olid ka väga mahukad, ühesõnaga see oli päris suur töö. Ja siis hiljem, siis aprillist kuni juulini kestis siis nagu nende dokumentide täiendamine, et siin on näha lihtsalt sellest taustast, mis mul sellest perioodist on väga palju muudatusi erinevate failide kohta ja samuti hiljem siis see DC kompi kommentaaride vastamine, see oli ka päris mahukas, aga ikkagi nagu kõike seda kokkuvõttes ma tahaks öelda seda, et see on seda väärt, nii et ma soovitan ikkagi taotleda. Eriti olukorras, viimane asi, ja siis ma omalt poolt lõpetan, et Eesti oli vesiniku IPSEis väga eeskujulik ja meil oli
juba selleks hetkeks, kui riigiabi luba käes oli siis õige pea pärast seda oli olemas ka siis Eesti Vabariigi valitsuse otsus, et lisaks sellele riigiabile loale saavad need ettevõtted ka selle riigiabi, ehk et oli ka olemas finantseerimine nende projektide jaoks. Paljudes teistes riikides, siin on üks ülevaade 2025. aastast, lasti ettevõtete lihtsalt see töö ära teha ja see riigiabi sellest protsessist, 1,5 aastat sellest läbi käia ja lõpuks tegelikult osutus, et raha ei olnudki. Et see on selles mõttes päris oluline, et siin kui meie puhul see riigiabi luba tuli juulis 2022, siis 2025 esimese kvartali seisuga Hydrogen Europe tegi sellise ülevaate, et ainult 69% nendest projektidest, kes olid siis saanud riigiabi loa, olid reaalselt saanud rahastuse ja nendest omakorda siis, või siis ütleme, nendest valitud projektidest siis umbes 1/5 oli jõudnud siis antud juhul see FID tähendab siin Final Investment Decision. Nii et see, et Eestis on juba teada, et tegelikult see käivad juba läbirääkimised selle raha osas, see on väga oluline, sest et riigiabi luba ei ole sama, mis riigiabi. Okei, ma võib-olla siin lõpetaksingi. Mina küsin võib-olla lihtsalt, et äkki teistel on ka huvi sama teema vastu, et sa ütlesid, et teie jaoks see toetusmäär oli circa 54%. Kuidas teil õnnestus see muu raha siia nüüd kaasata, et kas sa saad seda avada natuke, et see on päris mitmed miljonid? See raha ei pea olema nagu selles mõttes, et see puuduv osa ei pea olema nagu projekti alguse hetkeks kõik arvel. Ehk et seda raporteerimine meie puhul käib kvartaalselt ja sisuliselt meil peab olema nagu see nii palju raha arvel, et me suudame nagu selle nii-öelda teise osa sealt ka nagu kätte saada. Et sisuliselt oleme selle raha kaasanud tavapärasel viisil, ehk et siis lihtsalt nagu investeeringuid või toetusi kaasates ja investeeringuid kaasates. Mida Reet tahtis küsida on see, et kas IPSE otsese partneri staatus andis teile mingisuguse nagu parema validatsiooni, et raha turult kaasata? Jah, kindlasti. Täna on ettevõte 5 aastat vana, aga me seda IPSE-id rõhutame ikka veel igas oma slideshow's, mis me vähegi teeme, nii klientidele kui investoritele. Et see on ikkagi päris suur selline kvaliteedimärk, millest on meile väga palju kasu olnud. Lisaks sellele otsesele toetusele. Ma nii palju korra lisan juurde, et võib-olla rõhutada, et Stargate Hydrogen on otseseks partneriks Hytotech IPSE-is, et see, mida Rainer rääkis, see laieneb nendel puhkudel, kui on soov osaleda otsese partnerina, assotsieerunud partnerina on see nii-öelda palju lihtsam selles mõttes, et see komisjoniga selline detailne hindamise ja suhtluse etapp jääb vahele. Et siin on, see on lahendatud siseriiklikult sellisel puhul. Et on natukene lihtsam. Ja võib-olla ka nii palju, et kuna meil on nüüd kogemus ka e-matchmakingust, siis need ettevõtted, keda me oleme sinna suunanud, on olnud, et ainuüksi juba osalemine selles matchmakingus, kus nad saavad otsida neid koostöökohti teiste sama valdkonna ettevõtetega, on nende jaoks olnud väärtus omaette. Ehk et juba see matchmakingus osalemine on andnud nagu nii palju võimalusi täiendavateks koostöödeks, et nii nagu siin üks ettevõte ütles, et tegelikult see ei olegi enam oluline, kas ma lõpuks selle toetuse saan, sellest lõpphindamisest läbi lähen või mitte, et need nii-öelda koostöökohad ja koostöövõimalused, mille nad on nagu läbi selle matchmakingu saanud, et see on juba olnud nende jaoks väärtus omaette, mis on nende jaoks väga oluline.
et see on Jah. Sellega ma saan ka nõustuda. Nii, aga meil on nüüd 20 minutit oleme pikemalt rääkinud, aga ma loodan, et see on olnud vajalik ja kasulik kõigile osalejatele. Et võtame otsad kokku ja kui on nüüd küsimusi, Alice nagu ütles, puhkab. Täna on erandina teie ees siin oma teadmistega, aga senimaani siis kuni järgmise nädala lõpuni olen mina saadaval, kui on kellelgi mingeid otseseid küsimusi ka ja saan ka vajadusel Alice'iga pisteliselt konsulteerida, aga siis pärast seda on Alice kõikide küsimustega lahkelt nõus vastama. Ja meil tuleb kindlasti ka see jätkuseminar, infoseminar, et kui nüüd jääb õhku või kui te olete nüüd vaadanud pärast seda infoseminari, mis täna toimub, mingisuguseid küsimusi vaadates taotlusdokumentidele peale, et võite vabalt tulla ka selle teisele infoseminarile, mis on sisuliselt on planeeritud analoogselt, aga võib-olla tekib mingisugused lisaküsimusi, mida siis saate ka infoseminaril küsida. Aga kui on ikkagi väga projekti spetsiifilised, et siis me neid võtame üks ühele ja vastame üks ühele. Minu poolt aitäh, Alice, annan sõna sulle. Minu poolt aitäh ja suur aitäh Rainerile. Ma usun, et selline kogemuse jagamine on päris hea kõikidele, sest see instrumendina on uus ja Stargate'il on see kogemus on olemas, et parem ikkagi kuulda otse ettevõtte käest ja aitäh Rainele, et sa leidsid selle aja tulla ja rääkida. Aga aitäh osalejatele ka ja kui teil on küsimusi, siis me ootame neid ja ootame suurt huvi ja veel üks kord, et materjalid saadame kõikidele osalejatele lingi, need lähevad ka veebi ülesse.